E-toimik. Igaühel võib ette tulla olukordi, kus on vaja oma õiguste eest seista. Näiteks kui tekib vajadus mis tahes nõudega kohtu poole pöörduda. Kas sel juhul teaksid, kuhu ja kuidas pöörduda või milline võimalus on seejuures kõige lihtsam ja ajasäästlikum? Üks mugav viis kohtu poole pöördumiseks on teha seda elektrooniliselt e-toimiku keskkonnas. See asub veebilehel e-toimik.ee ja sinna saab enda ID-kaardi või mobiili-ID-ga siseneda igaüks. E-toimiku kaudu saab vajadusel osaleda tsiviil- ja halduskohtumenetluses ning kriminaal- ja väärteomenetluses elektrooniliselt kohtusse kohale minemata ning jälgida endaga seotud menetluste käiku. Selle keskkonna kaudu saab dokumente esitada kohtule, politseile ja prokuratuurile ning edastada avaldusi kohtutäiturile täitemenetluse algatamiseks. Ühtlasi võimaldab e-toimik menetlusest teada saada ja menetlusega seonduvaid dokumente kätte saada. Lisaks saab sealt vaadata enda kohtuasja istungite aegasid ja kohtu poolt määratud menetluslikke tähtaegasid. E-toimiku kaudu on võimalik tutvuda ka digitaalse kohtutoimikuga, et saada mugav ülevaade oma kohtuasjast. Lisaks saab e-toimiku kaudu teha karistusregistri päringuid enda ja teiste isikute kohta. Antud juhul on kohalik omavalitsus teinud otsuse detailplaneeringu kehtestamise ja ehitusõiguse määramise kohta kõrghoone ehitamiseks Mihkli maja kõrvale. Kuid Mihkel on seisukohal, et see otsus rikub tema õigusi ning kõrghoone ehitamine tema maja kõrvale ei ole põhjendatud. Ta soovib kohaliku omavalitsuse otsuse vaidlustada. Kui Mihkel soovib, saab kaebuse e-toimikus tema eest esitada ka tema esindaja, näiteks jurist või advokaat. Kuivõrd tegemist on haldusasjaga, tuleb kaebuse esitamisel tasuda riigilõiv 15 eurot. Riigilõivu saab e-toimikus üle kanda kaebuse esitamise käigus pangalingi kaudu ning siis jõuab info riigilõivu tasumise kohta kohtule kaebusega koos. Riigilõivu seaduses on sätestatud erinevate kohtumenetluste alustamisel tasumisele kuuluvad riigilõivud. E-toimikus saab tellida teavitusi kohtumenetluse käigu kohta enda e-posti aadressile, et aegsasti teada saada kohtuistungi toimumise ajast või menetlusse esitatud menetlusdokumentidest. Teavituste tellimiseks tuleb teha valik soovitud teavituste vahel. Lisaks enda kontaktile saab teavituste saajaks märkida vajadusel veel ühe täiendava e-posti aadressi. Käimasolevas halduskohtumenetluses saab Mihkel uute menetlusdokumentidega tutvuda e-toimiku vahendusel, millest teavitatakse teda e-posti teel. Mihkel saab seeläbi teada, kas kohus on kutsunud ta kohtuistungile, edastanud talle teise poole seisukohad, määranud talle tähtaja omapoolsete seisukohtade esitamiseks ja nii edasi. Hetkel näeb Mihkel e-toimikus, et kohus on tema haldusasjas teinud kohtuotsuse ja menetlus halduskohus on sellega lõppenud. Elektrooniliselt menetluses osalemine võimaldas Mihklil tegeleda oma elus olulisemate asjadega, kui kohtumenetluse dokumentidel järelkäimisega kohtus või postkontoris. E-toimik on justkui aken, mille taga on kõik menetlejad, keda konkreetse menetluse tarvis vaja läheb. See koondab toimingud ja osalised kokku nii, et pole vaja dokumentidega tutvumiseks kohtusse minna, sest neid näeb elektrooniliselt, mis lõppkokkuvõttes säästab märgatavalt aega. E-toimikust on võimalik ligi pääseda ka dokumentidega töötamise keskkonnale digitoimik. Tegemist on digitaalse kohtutoimikuga, mis annab ülevaate kogu kohtuasjast, hõlmates kohtu poolt koostatud dokumente ja menetlusosaliste poolt esitatud dokumente. Digitoimikus saab oma dokumente läbi töötades lisada endapoolseid märkmeid, kommentaare, teha ristviitamisi ja kiirelt märksõnade järgi vajaliku info üles leida. See on heaks abimeheks ka kohtus, sest vajalikku infot saab sealt otse kohtusaali ekraanile kuvada. Paberipakk võib koju jääda.